oleme siis täna teises tunnis ja eelmine kord me õppisime siis vette välja hingamist, näo vee all hoidmist ja täna lähme nüüd järgmise tähtsa asja juurde ja õpime seda, kuidas meil ujumise ajal on õige keha asend vees ja õpime tunnetama siis seda, kuidas vesi meid tegelikult kannab, et me vee peal ilusti püsime. Hästi tähtis on nüüd siin see, et jätta endale meelde, kuidas on õige pea asend. Et kui me lamame vees, siis me peame vaatama otse alla. Keha õige asend vees on horisontaalne, et keha lamab vee peal. Ei ole nii, et pea on püsti, jalad vee all. See on hästi selline levinud ja suur viga, mis inimestel on, et neil on pea kaelast kuklas, nad vaatavad pigem nagu ette, aga siis juhtub selline asi, et jalad vajuvad vee alla. Ja siis, kui te ilusti selle pea õigesse asendisse panete, siis tegelikult need jalad lupsti iseenesest tulevad vee peale. Käed on toru küljes, kätega hoiate ilusti torust kinni ja käed on küünarnukis sirged, õlad on vees, jalad on põhjas. Siis esimene asi, sa hingad suust sisse, paned oma näo vette, niimoodi paned oma näo vette, et sa vaatad otse alla, hoiad hinge kinni ja rahulikult lükkad ühe jala vee peale, lükkad teise jala vee peale ja hoiad hinge kinni ja lamad seal vee peal. Mida lõdvemalt sa oled, seda paremini asi sind kannab, et katsuge nii, et ei hoia endast krampis kätega. Ja nüüd siit edasi lähme niimoodi, et te võtate selle sama meritähe, hoiate kätega torust kinni ja kui sa juba tunned, et vesi sind kannab, sind üleval hoiab, siis hästi rahulikult lasete käed torust lahti ja hõljute vee peal nii, et ei hoiagi kätega torust kinni. Aga siin on tähtis see, et kui te nüüd käed lahti lasete, et ei lükkaks endale hoogu sisse, et te lasete käed lahti. Ja teine asi on see, et pea õigesse asendisse. Võtame selle sama meritähe, laseme rahulikult kätega torust lahti ja siis tõmbate endale jalad kõhu alla, võtate kätega ümber põlvede ja panete pea põlvede vahele. Tõmbate küüru selga, vaatate hästi alla ja hõljute vee peal niimoodi, et selg on vee peal. Hoiate hinge kinni. Ja siin on alguses see, et kui sa siit meritähest ennast korki tõmbad, siis sa hakkad kõikuma ja võib-olla kaob see tasakaal ära, et see tuleb ära kannatada. Et las see olla natuke ja siis varsti sul tekib see stabiilsus ja jälle see tunne, et vesi tegelikult kannab sind vee peal. Me harjutame seda sama õiget keha asendit, aga selili. Me teeme selili meritähte. Paneme varbad toru taha. Ja nüüd on selili ujumises tähtis see, et sa vaataksid otse üles. Kui me kroolis vaatasime otse alla, keha oli horisontaalselt vees, siis selilis on vaja vaadata otse üles, et keha oleks horisontaalselt vees. Ja esimene asi siis, mis te, kui te olete varbad toru taha pannud, lasete oma kukla vette, viite käed üle pea ja siis lükkate kõhuga ilusti vee peale, niimoodi, et te täiesti sirgelt lamate vee peal. Sul võib natuke minna nagu vett üle näo, puhu lihtsalt välja, ära sellepärast ära ehmata ja sa jälle tunned, kuidas vesi hakkab sind kandma, et oota see ära, kuni see vee üleslikke jõud ilusti sind seal vee peal hoiab. Libisemise ajal on nüüd tähtis hoida õiget keha asendit ja samuti tunnetada seda, kuidas tegelikult vesi teid ilusti nagu edasi kannab. Ja tähtis on nüüd see, et kui me libiseme, siis käed on ees sirged, paneme ühe käe täpselt teise käe peale. Ilusti sirutate näpuotstest varbotsteni oma kehad sellel ajal, kui te libisete. Siis esimese asjana hingate sisse, panete näo vette ja siis, kui nägu on õiges asendis vees nii, et te vaatate jälle otsa alla, et ei ole jälle kaelast pea püsti, vaid see nagu me õppisime, see õige keha ja pea asend, vaatate otsa alla ja siis lükkate jalgadega seinast ära, hoiate jalad taga ilusti kõrvuti ja lihtsalt hoiad hinge kinni ja tunnetad, kuidas vesi sind edasi viib ja kannab. Aga siin on ka hästi tähtis hoida seda õiget pea asendit, nii kui sa pea üles tõstad, nii vajuvad jalad alla, tekib suur takistus ja see hoog jääb nagu väiksemaks. Sul oli pea püsti, kui Sandral oli pea käte vahel, siis sinu pea oli praegu püsti, sa ei vaadanud otse alla, et seda asja ei tohi mitte mingil juhul olla ja jalgu ei tohi ka lüüa, et jalad on ilusti paigal. Et vaata veel, kuidas Sandra teeb, proovime veel. Et näed, tal on ilusti pea käte vahel, vaatab ilusti otsa alla. Vot nüüd on õigesti tal pea asend, vaatab ilusti otsa alla. Et sa ei tohi siit olla laiali niimoodi, et sul on käed üksteise peal, et see takistus peab olema hästi väike, mida väiksem takistus, seda kaugemale sa lähed, eks seda kiiremini ja kaugemale jõuad. Väga ilusti.
väga tubli. Ja nüüd õpime viimase asjana selili libisemist. Selili libisemise alguses teeme nii, et meil on käed all, paneme kukla vette, tõukame jalgadega ära ja libiseme vee peal. Ja täpselt sama asi, mis kõhuli libisemise ajal, et keha asend peab jääma nii, nagu me ta algul võtsime, et me vaatame otse üles, nii nagu me meriteha ajal õppisime, et me vaatame otse üles, et ei tõmba lõuga rinnale, siis kohe vajuvad jalad teil vee alla. No Rain, kas teine õppetund oli lihtsam või läheb üha raskemaks? Osalt kindlasti raskemaks, sest tehnikat tuleb juurde, aga ma arvan, et see esimene tund oli selles osas ikkagi kõige raskem, et see vee all olemise tunne kätte saada ja seda hingamist õppida, et nüüd juba ma tundsin, et ma võib-olla natuke vähem kardan ka seda vett ennast nende harjutuste juures, aga samas tehnika muutub keerulisemaks. No Sandra, olid siin sinu lemmikharjutused ka või meritäht ja kork ja? On minu lemmikud. Miks sulle meeldib neid teha? Mul meeldib sellepärast, kui me laseme lahti, siis me ujume vee peal. Eks see ujumise tunne on tore tunne? No. Ja kas ma sain õigesti aru, et tegelikult need harjutused, mis tänases õppetunnis olid, õpetavad vett usaldama? Vesi kannab inimest väga hästi. Just. Et inimene saaks aru, et tegelikult kui ta usaldab, kui ta ennast rahulikult vee peale laseb ja õigesti seda teeb, kui ta oma peasendi õige hoiab ja kõik asjad õiges järjekorras ära teeb, siis on imelihtne, et vesi tegelikult hoiab ja kannab. Et tegelikult on palju raskem õpetada sukeldumist ja vee alla minekut. Et siis on see vee üleslõkke jõud nagu tunda ja see on inimestele palju keeruline, aga tihtipeale lihtsalt ei osatagi seda teha õiges järjekorras, ei teata neid õigeid nüansse ja siis juhtubki nii, et jalad vajuvad vee alla ja see keha tegelikult seal vee peal ei püsi.